Murede mustade muljuda, hädade hallide halada. Kurjade karjade kiskuda, tõbraste tühjade tallata. Pole pisike kodumaa. Tere päevast, hea rahvas! Mul on siiralt hea meel tervitada täna teid siin meie Rakvere linna vabastamise 94. aastapäeva, võiks öelda siis kokkusaamisel. Küll oli uhke tunne mul laupäeval tõmmata Rakvere linnalippu Linnuse torni. Päike tõusis, karge ilm ja mõtetes, mis juhtus Rakveres 94 aastat tagasi. Eks iga vabanemine annab teatud energia, annab teatud arengu ja kui veel vabanetakse halvast ja väga kurjast, see annab veelgi suurema energia. Me oleme siiralt tänulikud oma vanavanematele, inimestele, kes andsid endast parima ja kes pidid paljud ka andma kõige kallima ehk elu, et täna nautida elamist vabas Eestis, vabas Rakveres. Raske on vabadust kanda, sest vabadus tähendab maalide mõtlemist, laulude loomist ja viiside viimistluspiinu. Vabadus tähendab võimete sõltumatust, teadmist oma peaga, tundmist oma südamega ja astumist oma jalgadel. Vabadus tähendab õigust kahelda ja valida veetlemaim veene. Vabadus on rahutus piljade pärast, mis ei saanud valmida ja südamevalu kergema võimaluse pärast, mis ikka jäi peale. Vabadus on otsimine. Vabadus on eksimine. Vabadus on kaotamine, jälle leidmine ja lakkamatu küllastamatus. Ühe võrra tuttav on talle maitsmise ja keeldumise keel. Vabaduse jaoks sündinu ei kadesta vange, kuigi neil on kergem. Ka vangina on ta vaba. 3. jaanuar on päev, mille mäletatakse vaherahu kehtima hakkamist vabadussõjas. Edasi jaanuari esimese 10 päeva keskel hakkas pihta Eesti vägede vastupealetung, mis sai oma alguse umbes 30-35 kilomeetrit Tallinnast eemal. See oli siis piir, kuhu võõrväed Punaarmee näol olid oma Eestisse tungimise käigus jõudnud. Vastupealetung oli väga kiire ja kui me mõtleme konkreetselt Rakvere peale, siis 12. jaanuar oli see päev, kui Rakvere vabanes. Selle nimel ei tulnud isegi lahingut pidada. Sedavõrd hoogne oli Eesti vägede vastupealetung. Tänasel päeval siin seistes me mõtleme kindlasti nendele ohvritele, mida Eesti rahvas kandis. Inimesi, kes langes vabadussõjas, oli kahjuks mitu tuhat.
kolleegid, nagu välja kuulutatud, on meil täna siis kokkusaamine linnavalitsuse esindajatega. Nagu nägite, meil on külas siin linnapea härra Toomas Varek ja abilinnapea Rainer Miiltop, kes ka kui nüüd värskelt ametisse astunud inimesena kureerib ka linna hariduse poolt ja tänane kokkusaamine tuligi siis linnavalitsuse initsiatiivil, et teadupärast siin Rakvere koolivõrgus on kavas läbi viia teatud muudatused ja et siis kõigile osapooltele anda ka informatsiooni, siis linnavalitsus ongi otsustanud käia kõik linnaharidusasutused läbi ja otse seda infot siis jagada. Teie, kes te täna kohale tulite, saate seda otse, nii-öelda näost näkku ja suust suhu. Kes ei tulnud, loevad siis seda kunagi hiljem väikse viivitusega lehest, kohalikust pressist. Tere õhtust, lugupeetud lapsevanemad, lugupeetud õpetajad. Et jutt jumala õige, mida koolijuht teile just praegu infona eelkõige andis. Nimelt Rakveres lasteaed algkool läheb renoveerimisele, ei jää sinna enam algkooli, vaid tulevikus lasteaed. Ja seoses sellega siis põhikooli gümnaasiumi seadus on pannud siis omavalitsusele kohustuse, et kui teatud omavalitsuses toimub teatud haridusvõrgu muutmine, me peame kohtuma kõikide lastevanematega koolides ja seda teavet edasi anda. See on peapõhjus ja julgen teile öelda, et ma arvan, et niisugused teravamad kokkusaamised lastevanematega on meil möödas. See oli siis puudutab algkooli ja Rakvere gümnaasiumi poolt erinevad astmed. Oli meil 3 koosolekut, siis koosolek oli veel ka Rakvere põhikooliga ja täna on siis nagu nüüd saab ring täis meil siis koolidega kohtumised. Projekt peab valmis saama 6 kuu pärast ja nõudlus on Šveitsi poole pealt, et valmis peaks see kool olema siis aastal 2014 esimene kvartal. Ja ma arvan, et me jõuame ka nii selles tempos selle kooli valmis ehitada. Näeme, et ehitus hakkab peale 2014, kas jaanuar või veebruar, selge, et lasteaia osa jääksid nii kaua sinna sisse. Siis läheb ta asenduspindadele. See kogemus on meil olemas Rakvere linnas, nii Triinu lasteaia remontimisel kui ka Kungla lasteaia remontimisel, siis need lasteaiad olid ka samuti asenduspindadele, väga hästi saadi sellega hakkama. Ja kooli poole pealt näeme siis nii, et 1. septembrist kool tuleb sealt mäest ära viia. Aga kuhu? Täna rohkem ruume ei ole võimalik kuskilt juurde võtta, et koolimaja või kooliklassid 1. 6. viime siis Tallinna tänava koolimajja, kus on siis ka vene kool sees. Veel tahaks muidugi ära märkida seda, mis puudutas gümnaasiumite poole pealt, tuli meelde, et kui nüüd gümnaasiumid hakkavad kokku kuivama, siis praegune statistika näitab, et rohkem läheb Tartusse õppima gümnaasiumitesse noori, kui nad siit Lääne-Virumaalt, olgu siis ükskõik, kus gümnaasiumid ära lähevad, kui Tallinnasse. Tundub, et Tartu populaarsus on jätku suurem 10% kui Tallinna pool. Ja me püüame siis nüüd korraldada selle algkooli pehme ülemineku, need klassid, mis on. Esimesel aastal tahame klassid täpselt nii jätta, näiteks teine klass on seal ainult 9 lapsega, aga tahavad uude keskkonda, et siis 1 aasta vähemalt õpiksid selle sama klassijuhatajaga ja sama klasside suurusega. Ruumiprogramm võtab selle praegu vasta ja see, mis puudutab nüüd ütleme seda koolimaja ja üldse Rakvere hariduselu, siis gümnaasiumi poolt veel, mida ma tahaks ära toonitada, et see on mõtteteema, aga mitte see aasta ega järgmine aasta. Et need gümnaasiumid 2 tükki on ja need on tugevad gümnaasiumid. Alati võib parem olukord olla, kui ta on, aga haridusandjad, õpetajad on tublid ja haridus on tasemel Rakvere linnas, et me oleme uhked selle üle. Nii kui linnapea ütles mainis seda gümnaasiumi ja põhikooli eraldi rahastamist, siis nüüd need numbrid on kõik teada ja konkreetselt siis meie kooli koha pealt on, mis puudutab seda aastat, et esimesed 8 kuud on antud siis raha 1 valemiga peale ja ka alates septembrist on arvestuslikult siis teine valem, mis eeldabki, et igas gümnaasiumi klassis peaks olema vähemalt 28 õpilast. Me oleme nüüd teinud väiksin viimane nädal otsa teinud igasuguseid rehnuteid
ja praeguse seisuga on nii, et terve aasta lõikes, et hetkel meil on, kuna meil on üks väga väiksearvuline aastakäik, need, kes on praegu 11. klassid, et nii-öelda jutumärkides tänu nendele sellele aastakäigule me seda 4 kuu lõikes oleksime natukene miinuses ja samal ajal esimesed 8 kuud katavad selle miinus ära, nii et summa summarum meie kool see aasta tuleb välja selle uue rahastamise mudeliga. Täna olen aus teie ees, et koosolek, mis oli algkoolis lapsevanematega õpetajate pool, oli ikka selles suhtes, et saaks oma kool. Aga see nõuab läbirääkimisi kindlasti siin rohkem Rakvere gümnaasiumi juhtkonnaga. Rakvere gümnaasium on rohkem näinud, et algkool läheks nende koolidesse. See on praegune informatsioon. Läbirääkimised jätkuvad. Ja ma ütlesin veel kord, ütlen veel, et algkooli õpilastel ja õpetajatel tuleb teha nii pehme maandumine kui aeg võimalik. Haridus ei ole see koht, kus saab midagi jõugu teha. Nii palun teie küsimus. Kas ma saan nüüd õigesti aru, et Rakvere gümnaasiumile seal 1.–6. klass on Tallinna tänaval? Jah. Ja algkool, et võib-olla oli see jah, et läbirääkimiste aeg veel, et läheb gümnaasiumile. Ta läheb sinna majja kindlasti. Kas see tähendab seda, et mulje jääb praegu, et siis Rakvere gümnaasium nagu hakkab laineid lööma, et reaal siis jääb nagu ühte hoonesse, aga Rakvere gümnaasiumi alla kuuluv on ikka, võib öelda, et mitmes hoones. Ta täna on nii. Ta täna ongi nii. Aga nüüd tuleb nagu siis veel lisaks. Me viime algkooli sinna juurde, kuna seal on laste arv on vaja, ma võin need arvud öelda, aga mis selle ei ole tähtsust. Jah, et kuna seal on vaba pinda, Vene gümnaasiumi pool on ära kadunud, ma loen teile arvud ette olemas. Ülevad olemas. Näete, Rakvere Vene gümnaasiumis esimeses klassis oli ühtegi last. Need on Vene koolis, gümnaasiumis. Teises klassis 11 last, 3. 9 last, 4. 13, 5. 7, 6. 13, 7. 6, 8. 4, 9. 4, kokku 67. Eestikeelseid lapsi seal Tallinna tänaval on 359. See on olnud ju suur kool. Siin ta on olnud 8-9 last mahub sinna kooli, kuid täna arvestades, et klassid on väikesed ja Vene kooli klassid on praktiliselt liitklassid. Algkoolis õpib 353 last. Vabandust, 125 last. Vabandust. 125 last on Rakvere linna algkoolis ja eestikeelset kooli on Tallinna tänaval 359. Kui me paneme kokku, me saame kokku 560 last umbes sinna. Normaalne kool. Mul on palve, et ajame neid linnaasju ja haridusasju ja kõik üheskoos ja kui muresid alati oleme avatud ja tuleme rääkima, katsume kuidagi hakkama saada. Aitäh teile! Tere ka minu poolt. Nime juba mainiti, küsimus võib-olla tekib, millega ma tegelen ja miks ma räägin sellised asjad, mis ma just räägin, siis minu igapäevane töö on tegelikult 500 miljoni euro valitsemine. Ja siis põhimõtteliselt tähendab seda, et ma pean vaatama, et see kasvaks või siis vähemalt dramaatiliselt ei väheneks. 500 miljonit eurot on suur raha Eesti kontekstis, mitte nii suur raha selles mõttes maailma kontekstis, aga samas, ütleme, Eestis võib-olla kogumispensionid on suudetud kokku koguda nende aastate jooksul võib-olla kuskil miljardi euro ringis. Nii et siiski suhteliselt tähelepanuväärne summa. Ja paraku selle raha valitsemise kõrval kipub tekkima teatud arusaam maailmast. Sellepärast, et see raha valitsemine eeldab teatud protsessidest arusaamist ja kui mul on ka selline naljakas ametinimetus nagu strateeg, siis pudeda ka metsa nägemist ja suhteliselt selget tunnetust selles,
mis maailmas toimub ja mis võib edasi saada. Ja teemad, mis maailma kõige rohkem mõjutavad. Ma hoiatan teid natukene, et see eriti meeldiv ei saa olla, aga üldiselt tõe rääkimine on asi, mis mulle meeldib, sest olles ka ebameeldivatest realiteetidest hästi informeeritud, on võimalik valmistuda ja on võimalik neid selgelt paremini taluda kui siis, kui need tulevad täieliku üllatusena. Aga võib-olla üks olulisemaid asju, kui te seda pilti näete, mis maailma hetkel defineerib, eriti just arenenud maailma, kuhu hulka meie ka kuulume, on demograafiline kriis. Mida demograafiline kriis tähendab? Demograafiline kriis tähendab seda, et osas maailmast rahvastik vananeb. Nüüd rahvastiku vananemine iseenesest, mis siis sellest? Aga sellega on suhteliselt selge probleem. See probleem nimelt on selles, et vaadake, kui rahvastik vananeb ja kui inimesed lähevad pensionile, siis kuskilt peab tulema see raha, millest neile seda pensioni makstakse. Hakati võtma võlgu. Ja põhimõtteliselt 80. aastast alates ligi 30 aastat seda puudujääki, mis siis rahvastiku vananemise ja maksutulude vahel oli, täideti sellega, et võeti võlgu. Võeti võlgu, siis võeti veel natukene võlgu, siis võeti veel natukene võlgu ja nüüd me siin vaatame uudistest, et Kreekas on mingi võlakriis ja Itaalias on midagi halvasti ja kuskil on veel midagi pahasti ja Ameerikas on mingi võlapiir ja 16 triljonit võlgu, et lihtsalt see hetk, kuhu me praegu sattunud oleme, on see, kus põhimõtteliselt riigid on jõudnud oma võlavõtmisega viimase piiri peale. Ei ole võimalik võtta võlgu lõputult, vaid võlgu on võimalik võtta ühe teatud konkreetse hetkeni, seni kaua, kuni on võimalik seda võlga teenindada. Praegu ollakse arenenud maailmas jõudnud sellisesse kohta, kus paljudel riikidel tegelikult enam selle võla teenindamiseks võimalusi ei ole.